Laste ja täiskasvanute väga suur vahe on selles, et lastel, kui me räägime pisikestest lastest, alla 2-aastastest, neil puudub nagu ajalugu, mis oleks täis sündmuste tõlgendusi. Ehk siis näiteks, kui väike laps tunneb kurbust, mis ta teeb? See on temale ootamatu, ta tunneb ennast näiteks abituna, sellepärast, et ütleme, ta mängis ja nüüd võetakse teda mängust ära, öeldakse, vot nüüd lähme kohe õue. Ja nüüd ta natukene aega võib-olla nutab, võib-olla jonnib rohkem ja siis on asi möödas. Ehk siis ta ei muretse päev läbi nädalate viisi selle üle, mis hullu temaga tehti. Ja täiskasvanu vastupidiselt, kuivõrd tal on juba eelnev negatiivne ajalugu, mis on tema kogemuste baasil baseerub, siis tema aju hakkab kogu aeg tooma paralleele, et mis eelmine kord toimus ja mis siis veel hakkas minema. Ja nüüd hakkabki see interpretatsioon, ehk siis see tõlgendus, mis kõike võiks nüüd toimuma hakata, mis hakkab teie emotsionaalset reaktsiooni kogu aeg üleval hoidma. Seepärast, et emotsioon oma olemuselt, nagu ma olen siin juba rääkinud eelnevas 2 videos, on lühiajaline. Aga see, et kuidas me üldse seda reaktsiooni tõlgendame, see on juba see, et mida me hakkame kedrima enda peas. Ja sellepärast väikeste laste suur eelis on see, et neil see puudub. Aga ärge unustage, te kõik olete olnud väiksed lapsed. Ja nüüd ongi, et midagi muuta, aju õpib läbi korduste, ehk siis üllatage näiteks iseennast suhtudes ja käitudes ja reageerides pärast seda, kui esmane reaktsioon on olnud teisiti. Viies näiteks fookuse mujale. Kujutledes näiteks ette hoopis seda, et missugune võiks olla väga hea õunakook, mida teha. Või näiteks seda, et hakates tegema mingit käelist tegevust. Ka see aitab väga hästi. Üks väga vahva trikk, mida ma just Harvardi ülikooli loengute baasil, mis nad on uuringuid teinud, lugesin, on just see, et kui te kirjutate, näiteks olete tugev stressisituatsioon tekib ja nüüd kirjutate oma allkirja ja nüüd püüate seda peegelpildis kirjutama hakata. Trikk on milles? Te kaasate oma käe, te kaasate oma loova mõtlemise ja seeläbi tõstate selle ühest ajupiirkonnast teise selle reaktsiooni ja seeläbi muudate seda. Ehk siis kirjutage tagurpidi.